Tšau! Täna on laupäev ja meie sõidame Toniga pulma. Kuidas selline asi juhtus, võite te küsida. Meie ei lähe pulma pidutsema, vaid meie läheme pulma tööd tegema. Kuna mina olen ju fotograaf, mul on ka palju uusi jälgijaid siin, et siis ma nagu tutvustan. Mina olen Laura, mina olen fotograaf, sisulooja, YouTuber. Minu mees Toni, minu kihlatu Toni. Niimoodi võib öelda. Ühesõnaga, minul oli juba pikalt, ma arvan mingi pool aastat umbes ette planeeritud, et täna on pulma pildistama minek. On hõbepulm, kes ei tea, siis hõbepulm on see, kui abielupaar on olnud koos juba abielus 25 aastat. Oli vist 25? Ja. Vist oli 25, jah. Ja siis nad seda tähistavad nii-öelda, põhimõtteliselt nagu uue pulmaga, aga nagu mitte päris selliselt, nagu see päris pulm oli, vaata. Ja siis kutsuti mind sinna pildistama, võtan selle rääkin nagu, jah, rohkem valgust pole. Algselt pidin ma minema sinna koos Sirliga. Sirli pidi tulema mulle sinna assistendiks, kuna sinna on ka hästi pikk maa sõita, peaaegu 4 tundi, siis olekski olnud hea, kui mul on keegi kaasas. Juba nagu seltskonna mõttes ja lisaks on ju pulmas ka abi vaja, et kui mul on midagi maha jäänud või kuskil siin aidata või kleiti sättida, mis iganes, siis on assistent väga hea abiline. Ja kuna sinna peab ka ööseks jääma, siis on ka see väga hea, et ma ei pea üksi nagu minema võõrasse kohta ööseks jääma, et mulle ei meeldi üksi käia sellistes kohtades ja nii. Siis ma tahtsin kindlasti kedagi kaasa. Ja Sirli muidugi oli ka nõus tulema, aga nüüd eile, päev enne pulma, Sirli ütles, et ta hakkas oksendama. Ehk siis tal on kõhuviirus, ta mehel on kõhuviirus ja nad olid kodus kõhuviirusega. Ja see tähendab seda, et ta ei saa tulla ju. Ta võib täna parem olla, aga ta nakkav ju ikka ja meie ei taha kõhuviirust, meil on 3 last ju kodus, ilmselt pulmalised ei taha kõhuviirust, et see oli siis välistatud. Siis hakkasin otsima, kes siis tuleb mulle appi. Kirjutasin sõbrannad läbi, kirjutasin isegi õele ja keegi ei saa tulla, sest ilmselgelt üks päev ainult teatati ette ja keegi oli plaanid tehtud. Kas keegi oli töö, siis või mingid oma plaanid, aga ühesõnaga ei saanud tulla. Ja siis lõpuks mõtlesin, et Toni kirjuta oma emale, äkki tema tuleb siis lapsi hoidma ja meie saame Toniga koos minna. Sest niikuinii on meil plaan niimoodi hakata pulmades käima, Toni on mul kaasas, on ju. Et me tahame teha tegelikult nii, et Toni õpib selgeks videograafi ameti ja mina siis olen ju fotograaf ja hakkamegi koos pulmades käima, tema teeb videot ja mina siis pildistan, et saame sellise nagu duona siis käia koos pulmades. Ma muidugi ei tea, kuidas see toimib, ma tean, et on Eestis selliseid inimesi, kes pakuvad sellist teenust, aga neid ei ole vist väga palju, kes niimoodi koos vaata käivad. Et see on nagu hea, et sa võtadki ühes kohast, et meil on ühine nii-öelda nägemus, ühine harmoonia koos teha, et siis see tundub nagu hea variant. Muidugi me pole väga kaugele jõudnud selle ideega, aga siis täna tuleb vähemalt pulma, siis ma saan talle tutvustada, kuidas üldse pulmas on, mis pildistamised, mis seal üldse toimub, sest tema ei ole väga pulmas käinud, ühes oled käinud vist. Ja see ei olnud ka traditsiooniline. Ta oli ikka traditsiooniline pulm tegelikult. Oli küll, jah. Oli päris traditsiooniline, aga lihtsalt ma ei ole väga palju käinud, mõned korrad ainult elus ja et siis et läks õnneks, et Toni saab kaasa tulla ja siis me saame koos sinna veel ööbima jääda pärast pulma, et siis on meil nagu oma aeg ka, mis on jumala vinge, me pole ju saanud kahekesi koos ööbida kuskil niimoodi ilma lasteta. Ei olegi vist käinud niimoodi. Ma arvan 7-8 aastat reaalselt. Kuna me viimati ööbisime koos? Enne Luunat, ma arvan. Enne Luunat oligi. 7 aastat siis. 7 aastat pole saanud kahekesti magada ühte ööd. Kahekesi niimoodi, et hommikul ka keegi ei ärataks või keegi kõrval ei magaks või täitsa. Jah, ainult haiglas, kui oleme lapsi sünnitama läinud. Siis on keegi, kes on meelsel vaadanud. Aga see on ka see äge kahekesti olema. Ja siis ei saa ju kahekesti. Üks on valudes ja teine üritab midagi ravistada. Täitsa lõpp. Et jah, see on siis üks esimesi kordi 7 aasta jooksul, kui me saame niimoodi. See on parvi. Tõenäoliselt ma nagu parvi. No sa filmisid või? Nüüd jah, algus. Ma ei mäleta, kus ma pooleli jäin, ma panin vahepeal klipi kinni, siis me hakkasime vaatama kepsu, et vaadata, kust üldse minna. Aga põhimõtteliselt Tartu-Tallinna maantee pealt ikkagi lähme, et me lähme Haapsalu kanti, et Noarootsi lokaalis on pidu, siis me jääme ööseks sinna, seal on klaaskuppelhooned, seal lähedal mingi Peetri talu. Me pole varem seal käinud, me pole üldse kuskil väga käinud, me pole kahekesi käes on, nagu me just rääkisime.
et tore, et me saame siis kahekesi ka aega veeta ja järgmisel päeval me ei pea ju kohe ka tagasi sõitma, niimoodi hommikul vara hakkame sõitma, et me saame lõunani seal olla veel kahekesi, aega veeta ja Toni siin mingi lihtsalt nagu ma ei oska nagu ette seda kujutada, lihtsalt saad aru, see on minu jaoks nii võõras tunne nagu. Ja ilma lasteta. Ja hommikul magad ja saad aru, keegi ei ärata ja ma võin magada kas või kella 10-ni näiteks. Mitte keegi mind ei ärata ja mul on armas naine kaisus. Uskumatu, noh. Ainult juba selle pärast tasub minna. Ühesõnaga jah, et see on kõik siis boonuseks. Ja vaata, kui teistel inimestel võib tunduda see nii tavaline, kes iga nädalavahetust saavad käia. Juurde viivad, vaata. Siis me oleme mingi, nii excited, nagu mingid maakad linnas. Jah, aga no nii on, kui pole 7 aastat saanud mehega koos ööd veeta niimoodi, et kedagi kõrval ei oleks, vaata. Ja, väga tore. Ja, loodan meil tuleb tore aeg siis. Seal pulmas ka kindlasti on siuke, et Tonil on kindlasti väga siuke teistsugusem olla, sest et ta pole varem käinud niimoodi nagu tööd tegemas selles suhtes. Et jah, toredad uued kogemused. Ja mõtlesime ka, et tavaliselt on see, et mingi halb asi on alati millegi jaoks hea. Ja siis praegu tulebki välja, et see, et me Sirliga minna ei saanud, siis me olime sunnitud otsima kellegi. Ma oleks võinud üksi ka minna, aga me lihtsalt üldse ei tahtnud üksi minna. Et ma olen varem üksi ka käinud pulmades, aga lihtsalt ma nüüd prooviksin nii teha, et ma saan alati ikkagi assistenti kaasas. Koos on julgem, koos on parem, midagi juhtub, saab assistent kohe tuua kuskilt. Muidu ma mäletan, et on olukordi pulmas olnud, kus mina pean minema poole pulma pealt mingid asju laadima, panema või vaata ikka lõpuks mingid akud saavad õhtuks tühjaks, kui sa hakkad kell 10 pildistama ja süda on käes, et kui sul ei ole päris 5 akut, siis ma olen pidanud 3 akut on, aga ühesõnaga, need on ka tühjaks saanud, et siin hea on, kui assistent tegeleb mingi selliste kõrvaliste asjadega, sätib mingisugused asjad valmis ja ühesõnaga jah, et saad sulle juua tuua, ajan inimesed grupipildi jaoks. Ja, et tal on ju kõvem hääl, et sa oled isegi pilti tegema. Jah, et ma saan keskenduda ka sellele, et ma saan nagu reaalselt ka pilti teha ilusti, et ei pea mõtlema mingite kõrvaliste asjade peale, et kas keegi vaatab kaamerasse või saad aru. Jah, mina proovin ka hästi ilusti vaadata, et kellelgi ei oleks mingit tutti püsti või ei oleks mingit plekki kuskil väga või nagu... üldiselt ma arvan, pulmas plekka ei ole, aga nagu jah, ma saan aru, mis sa mõtled, vaata. Kellelgi on juuksed näo ja siis ise pane tähele. Jah, just. Tuulega ikka lähevad ja... Aga äge vaata saab ju selles mõttes, et kes ei tahaks enda kaasaga koos nagu töötada. Ja mingi pulmades kogu käia, vaata, et see on tõesti ideaalne variant minu arvest ka. Et kogu aeg saaks, suvel on põhimõtteliselt iga nädalavahetus pulmad ja ma nii palju ei võta, ma võtan ikkagi suvel ainult 2 pulma, et kes veel tahab mind pulma võtta, siis mul on juunis on 1 koht vaba ja augustis on 1 koht vaba, aga teistel aegadel on mul juba pulmakohad täis, et nagu väga palju ma neid ka võtta ei saa. Aga nii, me siis nüüd sõidame ja chillime ja meil on siuke road trip nüüd, pikk road trip. 4 tundi. Peaaegu, 3 pool, jah. Nii, nüüd me jõudsime siia Jüri terminali. Võtsime süüa. Nüüd läheb järsku kuumemaks. Ma võtsin sellise burgerwrapi, pole varem võtnud ja Toni võttis siis... Ja 2 korda peekoniburger vist oli, jah. Ja sinna võtsime siis need tetutoolis on õhtuks veel sööki, saiakesi, võikusid, snäkki. Šokolaadi. Et äkki õhtul või hommikul siis tahame ka midagi süüa ja... hakkan kõrvata sööma. Nii ägedad kuulikesed. See on nagu see styrofoam, see mis eesti keeles on. Ühesõnaga, me jõudsime siia. Siin on, mitte ei näe väga, aga see on Peetri talu. Siin ongi parkla vist. Ja Peetri talus on klaaskuppelhoone. Ja me käime vaatame siin kõigepealt üle, mis siin on. Ja siis sõidame edasi sinna, kuhu me minema peame. Aga ma ei taha välja minna praegu. See on nii paha ilm täna, et õudne. No nii. Saame võtme kätte. See on nii hull ilm, et ma ei teagi, mis teha. Vaadake seda kuppelhoonet siis. See ongi lahti. Klaaskuppel. Nii, selline see siis on. Pisikene. Ei ole koostöö selles suhtes ega midagi, aga lihtsalt näitame teile ka. Kuidas me magame siin? See on ju kõik valge.
on jah? siin ei ole need puldiga viimendatavad klaasid või? Vist mitte, jah. Täitsa huvitav, ma selle peale ei mõeldagi. Raudselt magada ei saa, ärkame üles juba kell 6, sest et valgeks on. No seal on nagu vaata mingi kardin on ju. Siin on see õun uksekardin, aga ma ei tea, jah. Äkki see käib kuidagi siia ette või? Võib-olla käib, jaa. Näed, vaata, siin on ka üleval mingi konks, vaata, et äkki käib. Aga ma lähen kohe vaatan. Nüüd natuke aega on katsetada. Siin radika sai soojamaks panna ja näed isegi ummikumantlid on. Jaa, saab seal tünni teha. Tünn on ka või? Huvitav, kui see haluga ikka. Ma ei tea, on jah. Oleks rohkem aega, siis saaks kõike nautida ja nii kurb, et ei ole nii palju aega. Ja nüüd üldse kallis. Jaa, aga nii äge on, vaata, siin on ikkagi nagu täis maavärk. Siin on heinapallid ja teeb natuke jalad puhtamaks. Heinapallid ka, jah. Et täiega äge. Mõnus. Näed, nüüd pead mind filmima. Üks kord kolm. Kõva moodi, jah. Ai! Tembu valus. Selline, jah. Vaat, siin on mingi plekk. Ai. Mis keegi on siin mingit ketšupi kastet seenud vist nagu. Jah, mina nüüd tegin märraksin. Siin on veel kõrvalmaja. Siit on näha välja. Seal on meie klaaskuppel ja siis siin on köök neil. Siin vist võib olla, sest et me saime selle hoone võtme ka. Aga ma ei tea, veits hirmus on, sest ma ei tea, kas siin on inimesi või ei ole. Räigelt kardan, mingi kõnnin võõras kohas. Nii huvitav. Selline koht on ka veel siin. Lebola. See kõik on vist kasutamiseks, nagu ma aru saan. Näed, siin on suur kõlar veel. Telekas on suur. On siis WC, duširuum ja siis saun. Ja vot sauna küll tahaks minna täna. Loodan, et me võime seda kütta. Ma eeldan, et võib, aga me vist küsime üle, et tahaks saunaga minna, ikka nii tore oleks saunas ka käia. Ilus koht, maksin 65 eurot selle ühe öö eest, et see ei olnud minu arust üldse palju. Aga võib-olla praegu on odavam sellepärast, et on hooajaväline aeg, vaata, aprillikuu, et väga palju siin vast ei käi inimesi. Aga jah, näed ilus siuke dušš ja värki. Puhas on ka muideks. Lõhnab. Et muidu on ikka mingid sellised kraanikausid ja asjad suht mustad, et aga siin on üpris puhas, no mingid need on, mina ise koristaks need ära, aga alati kõike ka ei jõua, et sellest suhtes on ikkagi üldmulje on ikkagi väga puhas siin. Et ma ikkagi alati vaatan seda, kui puhas kuskil on, sest ma üldse ei salli, kui on must ja näiteks jalad kleepuvad põrandasse kinni ja Aga siin on täitsa okei. Ja siin on põrandasoostus ka. Seal eesruumis üldse ei olnud ja seal oli lihtsalt jalad hakkasid ära jäätuma. Siin on hea soe. Näete, Toni leidiski puud üles. Tubli poiss. Ma olen puudega. Võtsime, et paneme praegu ühe ahjutäi ära. Et kui me tuleme siin 7 tunni pärast tagasi, siis on see juba piisavalt soe, et kui panna juurde natuke, siis peaks saama juba sauna minna, on ju? Äkki? Aga ei leidnud sealt üldse ajalehtega midagi. Ma ei tea, võib-olla kuskilt siit peaks otsima. Okei, ma vaatan. Seda pannaksegi nagu autod on lahti, vennad tulevad vene keeles vaata, davai, et palju teeme ja peavad võimalik ühe hinnaga maha müüma. Viivadki seal 200-300 kilo vaata järjest ja tulevad alustega maha. Jõudsime nüüd pulmast tagasi ja näete, nii nunnud tulukesed on siin. Sisse näeb ka. Aga meil on pissi häda suur, nii me peame võtsu minema. Oi. Tuleb Saaremaa meelde kohe. Jaa, heinapallidega. Tümm käib kuskil, kuuled või? Naabrid. Läheme peole. Ma olen reegelt esinud pulmast.
õhtu sisse. Noh, saun on kuume. Siin täitsa soe. Siin on küll soe, jah. No. Ikka on vetsis 20 kraadi. Ei ole, 30 kraadi peaaegu. Jälle ju kütsime räme ammu, vaata. Ja juba läks, siin juba kivid on soojad. Mis peab ikka minema? Too siis juurde. No mina läheks küll sauna. Mul on juba sellepärast tahan minna, et külm on. Mul läheb külm. Soe sisse, aga ma toon siis puud sina viski siia põrandale pikali nii kaua. Siin on hea põrand soojasus. Mina sauna ikkagi ei läinud, sest et ma mõtlesin, ma lihtsalt ei jaksa nagu tegeleda enda ja selle kõigega juuksed ja värgid ja juuksed jäävad märjaks ja sööseks ja mulle üldse ei meeldi ja siin ei ole ju mingisugust fööni ja ma ei võtnud kaasa ka ja üldse ma olen nii väsinud ja ma ei viitsid. Aga Toni käis. Toni käis just saunas ja ütles, et üks parimaid saunu, kus ta vist käinud on. No üks parimatest, jah. Üks parimatest, okei. Nii. Pidi hästi niiske ja hea olema. Ja nüüd oleme siin eesruumis. Jumala külm hakkab siin nii rutta, siin ei ole. No sina tulid saunast. Aga ma olin tal seal kaasas ilusti. Toni võidis selle tooli siit eesruumist ja pani sinna vannituppa, et siis ma sain seal kõrval ja saime ikka juttu rääkida ja... Läbi klaasi piilusid. Ja piilusid, kes Toni seal saunatab. Noh, varsti 13 aastat koos on, et igast nurgast oleme juba piilunud üksteist. Mina ootan juba, et voodisse saaks. Ma loodan, et seal on soe, sest ma olen ju külmavares. Kui seal soe ei ole, siis ma tahan sauna magama. Reaalselt. Aga õues on täna nii krõbe, et kardan, et seal ei lähe väga soojaks. Mis teed, Toni, hommikul vara siin? Midagi? Toritod ja... Ei propageeri, vaata. Krõpsu joon. Tegelikult ta ei joo praegu seda, vaid ta hakkas ära viskama selle. Eilne see nagu jäi saunas järgi. Me siin pikutame, mõnuleme. Toni sööb juba. Tegelikult me sõime juba võikud ära ja... Õhtul oli mega külm. Minul on kõik soojad juba täna olemas. Siin on veits sossis, aga ma meiki maha ei võtnud, sest et mul ei olnud midagi kaasas, ma unustasin maha ja ma mõtlesin, et sa vahepeal võib meigiga ka magada. See on hommikul kohe nägu peas ka, vaata. Et kuigi ma ei soovita, kõik, kes on siin nooremad ja õpivad, siis ma ei soovita meigiga magada, see ei ole näonahale hea. Aga mul niikuinii juba kord on, et mul vahet ei ole. No, ühe korra ikka võib. Nii, mis ma tahtsin? Siin eile õhtul oli nii külm. Ja mõtlesin, et ma lihtsalt peangi minema sauna laua peale magama, sest et seal on ainukesena soe. Panime see radika, mis siin on. Selle radika panin põhja. 35 kraadi peale vist on. Ja see ei kütnud ära seda, sest et siin on ju need õhuaugud, kus sa näed välja, nagu te näete sealt. Ma nüüd täna hommikul keerasin isegi rohkem kinni seda, ma ei teadnud, et see keerata saab. Poolt saab keerata, jah? Ma veel käisin väljast vaatamas, äkki mingi klappa. Ja muidu oli siin ikkagi suht suur õhuvahe, nii et jah, väga külm oli. Aga nii, kui hommikul hakkas päike paistma, hakkas siin kuum, nii et meil on uks praegu täiesti lahti ja siin on nii mõnus, sest et nagu päike otse soojendab, siis tuleb see uksest tuleb värsket õhku peale, linnud laulavad väljas, et nagu suvel võib siin mega mõnus olla. Nüüd muidugi külmal ajal ei ole just kõige parem külmavaresena nagu minule. No magada oli okei. Toni võttis kassu ja kuumees oli kassus, see oli kohe nii hea soe. Aga jah, kui ma läksin algselt siia linade vahele, siis oli nii külm. Lihtsalt see voodi oli ju jääkülm kuidagi. See oli ainuke miinus selle koha puhul. Muu oli kõik super, et mulle täiega meeldis siin. Katki läks või? Lambist, jah. Toni läks püksi rühm katki. Teele, sinu poest saime, nii et nüüd on vaja uut. Lihtsalt nagu keskelt läks täiesti ribadeks. Oi. A too koht veel või? Jah, siit vahelt üldse nagu tagant. Oi. Nüüd saab Laura arri. Ei saa. Ama! Oi, ära tee. Sellepärast lähebki katki. Tuli piitsutab ennast kodus. Ennast.
sind. ei, ennast. Ennast ei viitsi. Aga nii mõnus. Nii mõnus on siin. Hea on see, et on päike. Kohe teeb siukse olemise paremaks. Muidugi, oleks praegu hall, vaata. Täiesti ilus on kõik. Väljas on ka nagu karge selline, ma isegi läksin nimelt selle T-särgi peal, et natuke nagu külm, aga samas on nii mõnus. Aga siia on siin ikka palju soojem, jah? Ja, siin on ikka väga soe. Siin on kasvuhoone efekt, vaata. Päike kütab kohe soojaks. Aga ma ei teagi, mis teeme edasi. No ma vaatan, kas ma saan enda õsikesele kohvi teha. Läheb vaatab sinna sisse. Mina olen siin teki all sossus nii kaua. Nüüd me lähme siis ära. Näitan teile Päiksega ka, milline see koht on. Siuke mõnus linnud laulavad ja armas mees on siin. No teie seda meest ei saa, kui te siia tulete. Siin on selline... On isegi võrkkiik ju. Ma räägin, et suvel võib siin nii mõnus olla. Näed, siin on puud pandud kasvama ja nartsissid hakkavad kohe õitsema ja istumisala seal. Siin on kiik. Tulbipeenar, nii ilus. See oli ka mega äge selline... Sest meile näitasin suht palju isegi. Seal on mingi naabrid. Tümm käib. Siin ruumi läksin ka. See on siis see kõrvalmaja. Seal on veel grillimiskoht ja siin on kõik asjad olemas. Nii tünn kui saun kui grill. Et mega tore ja minu arust kõike võiks kasutada, aga tünniga ma ei tea, vaata vett meil ei olnud sees. Ma arvan, et hooaeg pole alanud, sellepärast polnud vett sees. Kas siin on pandud, et koored pannakse siia? Et kui on kasutatud, siis koored siia. Tuli siin igavusest avastab. Tulime sööma siia Sammi grilli Mäos. Mul on ka. Ma saan ka ise teha. Vasaka käega. Meil on mõlemad Samsungid. Jah. Mis sellega teha saab? Aga võid nuppu äkki siis kustutab? Ei kustuta ju. On jah? Mis nägid siuksed süsteemid. Teen siia midagi ära, võitab nuppu ja kustustada. Jah, ei pea kogu aeg valima. Ja kui see on nii ilus ilm. Külm on küll, aga nagu ilus ilm on. Varsi peaks sööb ka tulema. Sööb tuli. Mina võtsin veiseliha. Ja Toni võttis sealiha. Jah. Täpsemalt ei mäleta, mis tükid need on ja mida, aga nende korralik saad. Seis ja veis ja sisepere. Mis sul oli? Mul mingi, ma ei tea, seavälistfilee vist mingi lütsikas äkki veits. Maild oli vist. No nii, kuidas on söök? Viimane amps. Veis. Aga miks Laura salatit ei söö? Ma poolsin ära juba. Näed, siit natuke siin. Ja siis Toni oma. Miks sa salatit ei söö? Too ei meeldi mulle väga. Siis lähme käime, võtame vist tanklast midagi head, Laura tahtis. Mingit krõpsu ja chipsi tee peale, mina sõidan, siis Laura saab seal. Tuli mu assisti. Nii hea. Võtan igasse 3 minutit igase, rohkem ta ei pääse. Isiklik taxi driver, assistent. Nii hea, reaalselt kui mul tuleb ju juulikuus 14-tunnine pulm. Kui ma sõidan ka veel nagu sinna, siis pääsitab räigelt sõitmine juba on ja et kui pikk maa on. Kui ma lähen tagasi ka sõitma sealt, siis ma ei teagi. Ma arvan, siis võiks ka ööseks jääda ju. Ma vaatama, kus ta täpsemalt oli, ma ei mäleta. Jah, et kui nagu juba kaugemal on, et siis kui vanaema lapsi vaatab, et siis pole mõtet ju öösel sinna koju kondama minna, vaata. Jah, kui ta nii vei vaatab, jah. Et jah. Tore oli meil. Nüüd hakkame käima igal pool, sest nüüd on need uksed avatud. Jah. Vanema vaatab lapsi nüüd.